Tšau! Kindlasti meeldib paljudele kuulata ka muusikat kodus väljaspool kontsertide seda võimalikult lihtsalt, kiirelt ja kvaliteetselt. Senised võimalused on olnud minu meelest üsna problemaatilised, sellepärast et kui on olnud tavaliselt need dokiga alused, kui ma panen oma iPhone ja iPodi peale ning see mängib seda muusikat, mul on tavaliselt pult, aga mis siis, kui keegi mulle helistab, siis ma pean selle sealt ära võtma, vastama kõnele, kuidas see muusika sinna saada, näiteks kui mul tuleb sõber külla oma iPodiga, kuidas arvutis seda muusikat lihtsalt juhtida ja kuidas seda teha nii, et näiteks erinevates tubades oleks erinev muusika või ühel ajal üks ja sama muusika. Selle jaoks on väga hea lahenduse toonud välja Sonos. Ja ma näitangi teile, kui lihtne seda on üles seada ja kuidas mina teda oma igapäevaelus kasutama olen hakanud ja miks ma alles nüüd omal ostsin kõlari, mitte siis, kui enamus need kõik doki alusega. Nende heli oli super kvaliteetne, kas sul on Bose, Bowers & Wilkins, Bang & Olufsen, Sony, JBL, mis iganes. Nendel on kõigil tippmudel, mis on väga super hea heliga, aga nad oma tehnoloogia poolest minu meelest ei ole nii vinged. Aga küll aga Sonos on nendest minu meelest täna päris kõvasti üle. Igatahes, kui te omale Sonose peaksite ostma, siis see ühendamine on väga lihtne. Teil on Wi-Fi ruuter täna kodus. Kui see asub teil kuskil garaažiruumis näiteks või kuskil kõrval toimetusruumis, kuhu te ei pääse ligi, siis Sonos müüb sellist väikest karpi, mis moodustab, see nimi on Sonos Bridge, mis tekitab oma leviala nendele kõlaritele kõik, mis on. Kui teil ei ole seda, siis te saate, kui teil on see kättesaadavus koos ruuterist, te saate lihtsalt ühendada selle tavalise võrgukaabliga ruuterist Sonose taha. Ja siit siis edasi mõnda arvutisse, kui teil on vaja või kui ei ole vaja, siis ei pea seda ühendama. Ja voolujuhe. Ja see ongi kõik, mis üles seadmiseks vaja läheb. Ehk kui teil on ruuter teises toas, te peate see Sonos Bridge'i, te peate ainult voolujuhtme panema. Ükskõik kuhu tuppa te selle kõlari siis tõstate pärast, teil on igal pool olemas muusika. Minu puhul Sonos Bridge'i pole vaja, kuna mul on ruuter siin samas lähedal ja ma ühendasin selle kaabliga. Ehk välja näeb ta ülimalt lihtne. Eespoolt vaadates on ainult kõlar. Siin sees on 5 kõlarit. Siin keskel on woofer, siin on kõrghelikõlarid ja mid keskmised kõlarid. Sama siinpool ehk kokku 5 kõlarit. Pealt juhtimisena on tal mute nupp, heli kõvemaks, vaiksemaks. Ja samal ajal lisaks sellele, et muusikat on võimalik panna arvutist, mida ma teile kohe näitan, on siin taga ka line-in võimalus. Ehk näiteks, kui mul on mingisugune seade juba täna olemas, kus ei ole võimalik seda läbi võrgu jagada, siis ma saan ka selle kaabliga ühendada. Või ma saan kasutada seda omal nii-öelda välise helikaardina ehk kuulata ka läbi kõrvaklappide muusikat läbi Sonose, mis on hoopis vingem heli, kui kuulata läbi otse arvuti helikaardilt. Nii, aga lähme asja juurde. Sonose ühendamine on väga lihtne. Näiteks ma ütlesin, ta töötab iPhone'i, iPadi, arvutiga, ükskõik kas teil on PC või teil on Mac, selleks on oma programm olemas. Ühendamine on väga lihtne. Näiteks kui ma avan siit Sonose programmi, mille saab tasuta Apple Store'ist alla laadida, siis ta ütleb, et set up Sonos system now. Ma panen jah. Nii, edasi ainus asi, mis on vajutama, on need 2 nuppu siit. Vajutasin 2 nuppu, näete, ja nüüd ta tundis ära ja ongi juba ühendatud. See võttis täpselt umbes 2 sekundit aega see ühendamine. Ja nüüd on mul olemas Living Room Sonos. Kui mul oleks neid kõlarid rohkem, siis ma saaksin teda paaritada rohkemate kõlaritega, mul tekiks rohkem tsoone. Näiteks magamistuba, elutuba, köök ja näiteks WC. Ma saan neid grupeerida vastavalt sellele, kas ma tahan, et köögis ja suurestas mängiks sama tuba või kui mul on mingi party mode, siis mängib igal pool sama. Või ma tahan, et igal pool oleks erinev muusika ja ma saan neid kõiki juhtida. Kui ma vajutan nüüd selle tsooni peale, siis mul ilmub muusika võimalused. Esimene asi on Music Library. Music Library on minul praegu arvutiga ühendatud. On olemas raadio. Raadiost näiteks mul on siin minu favoriteside all radio stations. Mul on näiteks siin Inglismaa raadiod ja mul on samas ka Eesti raadio, mida ma saan kiiresti kuulata. Näiteks ütleme, et mul tuli Kuku raadio isu peale. Ma panen play now, Kuku raadio. Vabandust, Uno raadio. Ja nüüd hakkab mul Uno raadio kohe siin mängima, Uno raadio logo ilmus. Ja see kõik toimub läbi neti, kuna Sonos ise on internetiga ühendatud. Kui ma näiteks otsustan, et ma tahan kuulata nüüd BBC 4, panen BBC 4 mängima ja muutub mul kohe see Uno raadio BBC 4-ks. Ja nüüd täpselt sama asi on laivis ühenduses ka minu arvutiga. Ehk näete, siit saab sama asi mul muutus BBC 4
ja ma saan raadiot kuulata. Samal ajal näiteks, kui mul on muusika kuulamiseks on ka teisi võimalusi. Näiteks panen siit selle kinni, on Last.fm-i võimalus, on olemas Spotify võimalus, kui teil on account, on olemas Napsteri võimalus ja pluss veel internetiraadio, pluss veel sinu oma playlist. Playlist on väga lihtne, ta sünkroniseerib seda sinu iTunesiga nii tihti, kui sa tahad. Ja näiteks, kui ma võtan siit ühe loo, siis ta hakkab siin mängima. Mul on Sonos. Vabandust, mul on kõrvaklapid taga, sellepärast ei mänginud. Ma kõrvaklapid võtan ära, siis hakkab siit mängima. Ehk kuulete, muusika mängib. See heli kvaliteet on minu jaoks olnud siiamaani parim nendest, mis ma olen testinud Bose'i, Bowers & Wilkinsit ja ka Bang & Olufseni olen kuulanud. Ehk kui me läheme siit tagasi Music Service'isse näiteks, võtame nüüd iPadi pealt täpselt sama asja. Sama asi mängib meil siin. Vajutan isegi albumi artworki, ta laeb omale alla, töötab see igate pidi. Ma võtan siit näiteks Last.fm-i, ma otsusin, ma tahan võtta oma stationi, oma library mängima panna. Ja hakkab mul Last.fm mängima, kohe ta näitab mulle, mis lugu mul sealt viimati ees oli. Bostoni More Than A Feeling ja mul on tasuta käes kogu muusika. Siit samas saan panna voluumi ka. Ja kui tahan, ma saan siit pealt voluumi mängida. Ja sama asi muutub kohe laivis siin ekraani peal. Ja siia saab liita ka Spotify või mis iganes. Ehk kui asub üks inimene iPadiga ühes toas, teine inimene iPhone'iga või iPodiga, iPod Touchiga kuskil kolmandas toas, siis nad saavad kõik mängida seda erinevat muusika, mida nad tahavad. Või siis ühendada neid gruppe. Samal ajal tuli ka Sonosel välja toode selline dokkalus, kuhu saad iPodi peale panna, ehk kui sõber tuleb küll oma iPodi mul on hea lugu, paneb sinna peale, siis automaatselt laetakse ka siia süsteemi üles ja see on wireless, ükskõik kus tuastus või seda üles ei pane. Nii et võimalusi ka palju, kõlareid paned oma tuppa nii palju kui tahad, jagad tsoonidesse nii palju kui tahad, paned neid gruppidesse, muusikana saad kuulata interneti raadioid nii palju kui sa tahad. Nüüd kui ma kõrvaklapid võtsin tagant ära, võin panna ka meile taustaks näiteks sama Uno raadio uuesti mängima. Siit arvutis. Tallinnas astus kohtata korduvalt pedofiilias süüdi. Siin samas muutus ka kohe Uno raadioks. Internetiraadiod, internetimuusika teenused, Napster, Spotify, Last.fm ja samamoodi ka sinu playlist, mis sul täna arvutis on või sõber, kes tuleb oma iPodiga külla. Nii et minu arvates on super lahendus, heli kvaliteet on siiani parim, kõige jõulisem heli ja ka oma valjuduselt on ta väga vinge. Nii et vaadake järgi, katsetage ja kui tunnete, et see on teie jaoks, siis mina soovitan igatahes teda parima muusika kuulamislahendusena. Tšau!